Nii hea pidu siiamaani ja ilmselt paremaks läheb aina. Tasus siia tulla. Täna on tore päev selles mõttes, et te olete väga hea päeva valinud, tahaks öelda, sest täna on ju ka Eesti lipupäev. Ja hommikul, kui ma Pika Hermanni juures seisin seal rivis teiste kindralite ja muude tegelastega ja massis lehvis sinimustvalge lipp ning lauldi Eesti Vabariigi hümni, siis mulle meenus, kuidas mu vanaisal tuli pisar silma, kui esimest korda sinna Pika Hermanni torni see lipp tõmmati taas peale 50 aastat okupatsiooni. Ja mõtlesin, et küll on tore tegelikult, et me oleme oma traditsioone hoidnud ja läbi nende traditsioonide hoidnud ka oma rahvast ja hoidnud seda, mida ma olen väärtuseks pidanud. Vaadates seda eeskava siin ja kuulates seda, mida Ave enne ütles, näen ma ka siin, et me oleme edasi läinud ühelt poolt, moodsad tantsud, aga vanade rütmide peal. Ja me oleme hoidnud seda, mis on kunagi loodud ja südamelähedal on olnud, me oleme hoidnud seda südamelähedal siiamaani, mis on väga vahva. Kodutütarde organisatsioon loodi 89 aastat tagasi, tõsi mitte siis juunis, vaid jaanuaris, 19. jaanuaril, toonase Kaitseliidu ülema kindral Orasmaa, tol hetkel oli vist veel Raska käskirjaga. Ja eks see sünnipäev ole alati ju, just organisatsioonide sünnipäev on alati tegelikult ju ainult mingisugune kokkulepitud aeg kalendris. Sest eks ju tüdrukuid ja poisse toodi ju Kaitseliitu ka juba varem, kusagilt pidi see alguse saama. Ja kuna isad ja emad olid organisatsioonis juba hõivatud ja tähtsaid asju tegemas, siis tuli ka lapsi kuhugi panna ja nende lastega tuli tegeleda. Nii et sealt on pärit ja alguse saanud kindlasti siis ka see noorkotkaste ja hiljem siis ka kodutütarde tegevus. Mis on hea on see, et juba tol ajal, mitte juba tol ajal, vaid tol ajal võib-olla rohkem isegi kui täna, mõeldi selle peale, et seda riiki, seda vabadust, mis siis oli 18. aastal kätte võidetud, tuleb hoida. Ja täna me tunneme seda taas, et see tuleb hoida peale seda, kui me 50 aastat oleme olnud teise ja võõrriigi, suure riigi osa. Hoida tähendab seda, et me peame säilitama mitte ainult keele ja rahvuse, milles oleme meistrid omamoodi, sest Eesti rahvas on elanud üle väga keerulise aegu ja samal ajal, kui nii mõnigi teine rahvas on maa peal kadunud, oleme alles jäänud. Kuid see tähendab ka seda, et meie meel on kindel ja just see isamaa, mis ka siin lauludest läbi käis, see isamaa tunnetamine on äärmiselt tähtis. Me võime elada maailmas erinevates kohtades ja täna, kus maailm on valla meie ees ja me võime palju reisida, elada võõras riigis, oleme seal ikkagi võõrad. Meil on ainult üks isamaa ja see on siin, selle Läänemere kalda peal, kus meie esiisad on sündinud ja meie emad on sündinud, kus nad on kasvatanud meid ja mida me peaksime hoidma ja austama. Mõnikord vanemad inimesed ikka kurdavad, et noorsugu on hukka läinud. Noorsugu on alla käinud ja mis iganes, selles mõttes, et kus meie vanasti tegime ikkagi tööd ja nägime vaeva ja tegime sporti ja tegime kõike muud. Ja siis, kui ma vaatan noori kotkad ja kodutütrid, siis mul on siiras rõõm südames. Ja saan öelda, et see ju nii ei ole. Te vaadake, kui palju toredaid, rõõmsameelseid
ja entusiastlikke inimesi meil kasvamas on, kellele me selle maa ükskord jätame. Kodutütred teevad natukene isegi nad silmi ette noortele kotkastele mõnes mõttes, ma arvan. Silver võib muga mitte nõus olla siin, aga täna on ju olukord selline, kus kodutütred on meil natuke rohkem kui poisse. Üks asi ja teine asi on ju see, et me kõik teame, et sellises noorukias ja lapseas on tüdrukud aktiivsemad kui poisid. Ja kui me vaatame nüüd täiskasvanute poolt, siis täna on ju meestorganisatsioon Kaitseliidu näol on suurem kui naistorganisatsioon, kuid see ei tähenda, et naised meestele alla kuidagi jääksid. Nii et mida ma sellega öelda tahan, on see, et kodutütardelt on kindlasti kõigil meil palju õppida ja kui me kuulame siin seda, mida jälle tulles tagasi Ave ettekande juurde, siis ega need probleemid ja need asjad, mida Ave välja tõi, ei ole ainult noorte organisatsioonide asjad. Me hiljuti tegime rahulolu uuringu Kaitseliidus ja mis seal salata, seal on samad asjad, millele me peaksime samamoodi tähelepanu. Kuulame vabatahtlikke, nii nagu me peame ka noori kuulama noorteorganisatsioonides, sest sel moel me saame seda organisatsiooni edasi viia. Me tihti teeme seda viga, et meie, kes me oleme ametisse pandud siia, keskendume väga oma bürokraatiale ja oma sellisele õpitule ja oma, kinnistunud põhimõtetele, kuid nii ei arenda organisatsiooni, mis koosneb vabatahtlikest. Ja vabatahtlikud on meil siin ju kõik, nii täiskasvanud kui ka lapsed. Selles mõttes, et on ju üks noorte kotkaste ja kodutütarte põhimõtetest on see, et vabale tahtele põhinev isamaaline kasvatus. Kuidas seda teha? See on nüüd see koht, kus ma pean teie ees mütsi maha võtma, noortejuhid. Sest teie oskate seda paremini teha kui mina. Seda oskaks ette kujutada. Kuidas leida tee nende noorte juurde, kuidas neid innustada, kuidas neid teha rõõmsameelseid ja tublisid tulevasi Eesti Vabariigi hoidjaid. See on suur töö ja keeruline töö, et müts maha teie ees. Aga keerulistel teemadel jõuame rääkida seminaridel ja koosolekutel. Et täna me ikkagi peame pidu. Ja mida siis kinkida pidupäeval? Seda enam, et olgu peale ümmargusel pidupäeval toome mingi asja ja niimoodi, eks ole, mis pannakse kuhugi vitriini tolmama, sest tavaliselt on need Kaitseliidu kingitused igavad. Aga kingime siis täna lilli. Nii et Ave. Lilled on väga omal kohal. Ei olma, kestavad. Aitäh.